Alustame siis tänase korralise volikogu istungiga, mis on ka ühtlasi viimane korraline volikogu istung Alutaguse valla volikogu esimesel koosseisul. Nii et ja tänane päevakord on ikka päris tühine, nii et meil on siin 17 punkti, kus on vaja otsustada ja hääletada. Ja üks punkt on siis nagu kokkuvõttel juba. Päevakord on teie ees. Kas on päevakorra kohta küsimusi? Kui ei ole küsimusi, siis teen ettepaneku päevakorra kinnitada. Kes on selle poolt? Anname korra käega märku. Vastu hääletanud ei ole. Nii. Aga siis ei olegi muud, kui läheme Alutaguse valla arengukava kinnitamine 3. lugemise juurde. Ja nimelt täna on sellega niimoodi, et siin enam arutelusid ei ole, on lihtsalt selle arengukava muudatuste kinnitamine. Muudatused ja need osad, mis siin vahepeal meil lugemiste käigus olid, on sisse viidud. Ja enam siin ettekandega midagi ei tule, nii et on meil ainult hääletada. Ja panengi hääletusele Alutaguse valla volikogu 28. juuni 2018 aasta määruse number 53, Alutaguse valla arengukava 2018-2030 aasta muutmine. Kes on selle muutmise poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud? Üks. Aitäh. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Alutaguse valla 2020 aasta teine lisaeelarve. Vabandust, ma läksin üle. Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025. Luule, palun. Et sissejuhatuseks nii palju, et eelarvestrateegia on kokku pandud suht konservatiivsel põhimõttel, tähendab tulude prognoosimisel. Kõik see on majanduslik olukord riigis, see tuleb nõue, tuleb sisse kirjutada. Ja tulude poolel siis on arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks 2%. See tuleb kindlasti täis. Ja seda mõned asjad nüüd nagu mõjutavad 2023. aastal. Et alates 2023. aastast siis suurendatakse pensionide maksuvaba tulu, selle võrra siis nagu väike tulumaksu laekumise langus, aga samas tõusevad palgad. Miinimumpalga tõus sellel aastal kindlasti tuleb, selgub septembri lõpuks. Ja pedagoogide palga tõusu suhtes käivad läbirääkimised. Tasandus- ja toetusfond on planeeritud samas mahus kui sellel aastal, võttes maha muidugi need lisavahendid, mis seoses COVID-iga meile tulid. Ja siis on projekt 2021-2023 algab nüüd selle aasta augustist ja lõpeb septembrist ja lõpeb siis 2023. aasta augustis. Selle projekti kogu maksumus on üle 400 000 ja see on siis sotsiaalhoolekandeliste teenuste loomine ja arendamine. See nagu tõstab siis nende aastate toetuse mahtu. Ja muud tegevustulud, mis on siis kaevandustasud, need on siis meil juba 34% valla tulueelarvest vähem kui varem. Ja aluseks on võetud siis nende kaevanduste prognoosid, aga seda nüüd mõjutavad paljud asjad. Et
samas on see prognoositud veeressursi laekumist natukene vähendatud, sest vesi sõltub kõvasti sademetest, mõnel aastal tuleb rohkem, mõnel aastal vähem. Ja kui tuleb rohkem, siis see annab lisatulu eelarvesse ja selle arvel on võimalik investeerida. Siis siia ma tõin sisse riigi eelarvestrateegia eesmärgid, mis samuti mõjutavad meie eelarvet. See tähendab, et ikkagi ühistranspordis tagatakse tasuta samas mahus sõit, nagu praegu meil on, et me ei pea maksma õpilaste veo eest. Siis pedagoogide palkadeks riigi eelarvestrateegias lubati 3% palgatõusu. Nüüd räägitakse 7%, mis see otsus lõplikult jääb, ei oska hetkel öelda. Aga siis meie sellest, et sotsiaaltoetuste maksmist jätkatakse samas mahus kui praegusel aastal. Tegevus- ja projektitoetused ning vee hinna doteerimise otsus on tehtud aastaks, nii et see tuleb detsembris nüüd uus teha. On planeeritud eelneva aastaga samal tasemel. Siis personalikulude tõus kasvuga 2% aastas ja majandamiskulude kasvu ei ole planeeritud. Pigem tuleb majandamiskulud hoida samal tasemel stabiilsena, sellepärast et lihtsalt eelarvetulud ei katta siis ära ja hooneid on palju. Investeerimistegevusega on nüüd niimoodi, et me vallavalitsuses arutasime ja otsustasime, et üle viime investeeringut, mis on juba kas projektiga rahastatud või millega on plaanis minna projekti taotlusse ja ülejäänud jääb siis uue volikogu otsustada, et kui nüüd peale valimisi istute teie volikogus, siis esimene asi ongi eelarve puhul see, et panna paika siis oma pikk plaan, vaadata investeeringud üle, mida soovitakse teha. Et kas need on siis nüüd nagu päevakorras on see lasteasutuste ventilatsioonid või mingid muud objektid. Et see on siis juba uue volikogu otsustada. Ja hajaasustuse programm on jätkuvalt samal tasemel kõik need aastad, kui osutub vajalikuks. Siis investeeringud on niimoodi 2021 eeldata täitmine, need on selle aasta kinnitatud objektid. Iisaku vallamaja ja teenusekeskuse ehitus läheb käiku sel puhul, kui projektist saab raha. Siis on veel järgmisse aastasse sellel aastal projekteeritud ja osaliselt ehituslepingusse mindud kergliiklusteede ehitus järgneval aastal. Need maksed on pandud nüüd paika praeguste hindadega, kui hinnad muutuvad, siis siin võib natukene tulla seda hinna suurenemist, see juba uue eelarvega läheb kavas. Ja teede planeerimisel siit natuke suur. On väike natukene. See on ekraani peal. No, mutta minul on prillid, mina näen. Vabandust, keegi oleks pidanud ütlema. Hakkab juba looma. Võib veel panna. Et mis puudutab nüüd see teed, pindamised, asfalteerimised üle valla, et 2022 eelarvesse sai pandud suurem summa, 400 000. Et siis saab need teed, mis vajavad kas pindamist või sellist investeeringuna võetavat tööd, saaksid siis ühe aastaga korda ja edaspidistel aastatel on sinna teedele ikkagi ka summa pandud, sest teed on need, mis pidevalt vajavad muutmist. Ja siis on 2 projekti, millega plaanib nüüd Taavi tegeleda. Need on siis Kauksi rannahoone kanalisatsioon ja puhastusseadmed, et projektist raha peale saada ja Vastnarva reovee puhasti, et need ka siis lähevad Common Peipsi sellest programmist. Ja rohkem siia investeeringusse ei lisanud. Samas, kui ma lähen nüüd siia finantsprognoosi sellesse suurde tabelisse, et siis te näete ka siin seda, et vabandust.
et näha on, et meie tulubaas ja meie kulud ja siis see, mis 2022 eelarve, et meil tuludest, jooksva aasta tuludest kulutame peaaegu kõik ära, meil jääb järgi seal 108 000, mille arvelt läheb siis laenumakse ja need investeeringud, mis me oleme plaaninud, need lähevad siis kõik selle eelnevast perioodist enam laekunud veeressurssi või põlevkiviressurssi ja samamoodi ka kokkuhoiust, eelarve kokkuhoiust tulnud vahendite arvelt. Ja niimoodi on see aastatega siin stabiilselt. Siis 2023. aastal lõpeb ära siis meie laenukohustus. 2024 läheb viimane makse ja viimaseks selle uue valitsemisaja perioodi lõpuks viimane aasta on juba laenuvaba. Ja vaatame seda viimast rida, et põhimõtteliselt on siis 2 miljonit sellist raha, mida võib siis nüüd uus vallavolikogu 2022-2023 aastal suunata juba investeeringuteks ilma, et eelarvestrateegia läheks paigast ära. Et kui on läbi räägitud oma need investeerimisotsused ja kokkulepped olemas, siis saab lisada juba 2022 aasta eelarvesse investeeringuteks lisaraha juurde. Ja siis eelarvestrateegias peab olema kajastatud arvestusüksused, need on need üksused, kellelt me siis ostame kõige rohkem teenuseid või kellele me anname toetust. Tähendab, sõltuvad üksused on Alutaguse haldus, Kihelkonna muuseum ja Panjärve tervisespordikeskus. Halduse puhul on see, et tema tulu meilt on siin rea peal näha. Et tema tuludest suure osa moodustabki meie ostetud teenus kohalikult omavalitsuselt. Siis Panjärve tervisespordikeskusel on sama lugu, et kui ta siin näitab tuludesse 300 000, siis sellest 200 000 on toetus. Ja muuseumi puhul oli toetus 45 000, mis on peaaegu kolmandik tema tulubaasist. Ja see on siis kokku siis arvestusüksus, siis omavalitsus pluss sõltuvad üksused. Ja hetkel, kui me vaatame seda, kui põlevkivipoliitika mingit järsku pööret ei tee, kui need kaevamahud jätkavad samas mahus, siis Alutaguse vald saab investeerida objektidesse veel ilma laenu võtmata. Samas on võimalus laenu võtmiseks, sellepärast et laenukohustus lõpeb kohe ära ja see laenusumma, mida omavalitsus võtta on kaunis suur. Risk on ainult see, et kui siis tuleb midagi põlevkiviga muudatust, kas me jõuame need laenud nagu tagasi maksta. Et teistel omavalitsustel, kellel on tulubaasiks üksikisiku tulumaks ja mis pidevalt aastate jooksul suureneb, kui palgad tõusevad, siis meil on see tulumaksu osa ju vaevu kolmandik tulubaasist. Aga ma rohkem ei oskaks siin rääkida, kui keegi nüüd tahaks midagi küsida või jäi selgusetuks, siis palun. Nii, kas on kellelgi küsimusi või näin? Anneli, palun. Ja, lähme. Põhitegevuse kulud, see oli eespool. Sa mõtled seda riigi eelarvestrateegia eesmärgid. Need on puhtalt tekst riigi eelarve strateegias. Ma panin need punktid, mis puudutasid meie, tähendab omavalitsuse eelarvet. Et kuhu siis antakse, kas tasuta seda tähendab, jätkab siis riik selle ühistranspordi tasuta andmist samas mahus, siis oluline osa on teedevõrgule, lootus on, et teede korrashoiuks hakkame riigilt rohkem raha saama ja et pedagoogide palk peab tõusma ja et koolivõrgu korrastamisele antakse ka lisaraha. See on puhtalt riigi eelarvestrateegias. Nii. On veel kellelgi midagi küsida? Anneli, palun.
kas see summa saab puudutada seda tulevikus CO2 vahendit, et kas see taotlus on esitatud või see on lihtsalt plaan? See on, äkki Tauno ise kommenteerib, see on plaan, sellepärast, et kui see meede nüüd avaneb, siis sellega minnakse taotlusse. Ja kui meil seda nüüd eelarvestrateegias ei oleks, siis tuleks meil takistus, et me ei pruugi sinna sisse saada. Millest teile lootus on, et see meede on? See on järgmine aasta. CO2 voor, täpselt ei tea. No, küll. Nii, on veel kellelgi midagi küsida? Kui ei ole, siis aitäh Luule. Meil on selle kohta määruse eelnõu. Alutaguse valla eelarve strateegia aastateks 2022–2025. Kes on selle poolt, et see kinnitada, palun käega märku anda. Kes on vastu? See ei hääletanud. 1, 2, 3, 4, 5. Nii, aitäh. Läheme edasi. Alutaguse valla 2021. aasta teine lisaeelarve. Lisaeelarve on seekord suhteliselt lühike. Tuleneb see lisatoetustest, mis tulid meile nii Rahandusministeeriumist kui Haridus- ja Teadusministeeriumist. Ja tulubaas siis suureneb 128 000 ja kulupool 148 000. Ja kokkuvõttes siis eelarve kogumaht väheneb, kuna me selle vähendame ka põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, mis on seotud nüüd sellega, et Alutaguse haldus sai volikogult nõusoleku laenu võtmiseks. Ja tulubaasi lähevad siis toetused, mis on siis tulnud koolidele digiõppearenduseks, siis on tulnud see COVID-toetus, mis on siis seotud sellega, et anda õpituge nendele lastele, kes siis nüüd selle kodusõppega nagu on maha jäänud. Ja siis tuli veel lisavahendid eesti keele õppeks 2 koolile, kus nendele lastele, kelle emakeel ei ole siis kooli õppekeel. Need on jaotatud siis koolide viisi ära. Üks asi, mis siis nüüd tuli juurde, on veel siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, võtsime üle riigiteed ja nendele riigiteedele siis tuli sel korral Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist 14 845 nende teede hoolduseks. Järgmisel aastal see summa on juba toetusfondi koosseisus, seda enam eraldi ei tule vastavalt teede kilomeetritele. Siis väikesadamate võrgustiku arendamise kontseptsioon, see on siis Common Peipsi toetusega, kus siis Alutaguse vald on siis eestvedaja selles suhtes, et leping on Alutaguse valla poolt tehtud. Nendest ma juba rääkisin. Illuka koolil on veel pilootprojekt Haridusministeeriumi rahastamisel, mis on siis ka lisaõppeks. Ja siis oli veel üks toetus, mille siis meie Iisaku huvipool taotles. Akadeemilised Kanada-Eesti naised siis toetasid klaveri soetust. Õpilaste testimiseks saime lisaraha ja toetusfondist eraldati veel siis asendusjärelhoolduseks ja toimetulekutoetuseks raha ja kokku siis 128 000. Kulude pool on suurem selles suhtes, et osadel projektitoetustel, nagu on see
KAUKS-i turundusplaani koostamine ja elluviimine, et seal on tingimus vallavalitsuse oma osalus. Mõnes projektis 10, mõnes 20, sellepärast on kulud suuremad. Siis mis oli veel, mis oli väljaspool neid toetuseid, koolide omad on kõik sellega seotud. Iisaku gümnaasium. Anti lisaraha veel õpilaste testimiseks, kes on vaktsineerimata. Ja haridusasutustes hakkab siis septembris selle tarkvara Arno juurutus ja majutus. Ja sotsiaali poolel on puhtalt nüüd toetusfondist eraldatud raha täiendavalt toimetuleku toetusteks ja hoolduseks. Nüüd investeerimistegevuses on sellised väiksed muudatused, mis tulid lisatööd selle Illuka kooli spordihoones Illutis ja ventilatsioon ühes ruumis. Illuka arengufond on nõusoleku andnud selle rahastamiseks. Ja Illuka päikeseelektrijaamas tulid lisatööd pluss aed. Ja vähendame siis seda põhivara sihtfinantseerimist Alutaguse haldusele. Selle nad katavad siis oma osalusega, mis on KIK-i lepingu tingimus. Ja rohkem hetkel lisaeelarve vajadust ma nagu ei näinud. Kui nüüd järgnevatel kuudel midagi tuleb, siis lihtsalt tuleb uuesti detsembris lisaeelarvega volikogu ette. Et sel korral siis nii lühike. On küsimusi veel? Nii, on küsimusi? On kõigil nagu aru saada, et mis muudatused on. Kui ei ole küsimusi, siis tänasin Luule. Ja meil on selle kohta määruse eelnõu Alutaguse valla 2021. aasta teine lisaeelarve. Ja siis võtta vastu vastavalt siis sellele, kes on selle poolt, et võtta vastu siis teine lisaeelarve. Palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes ei hääletanud? Ei ole. Järgmine päevakorrapunkt 5 on siis revisjoni komisjoni kontrolli tulemuste. Vabandust, ma jätsin nii vahele. 4. päevakorrapunkt. Alutaguse valla jaoskonna komisjonide moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 17. oktoobril 2021. aastal. Ja sellest räägib Lehti. Palun. Teie ees on siis otsuse eelnõu jaoskonna komisjonide moodustamiseks. Kodulehel oli ilusasti avalikustatud, kui peale Vabariigi Valimiskomisjoni jaoskonna komisjoni liikmete koolitust tegime väikese täienduse või paranduse seoses sellega, et meil on mobiilsed jaoskonna punktid 3 tükki, siis peab kohal olema põhiliikmed jaoskonnas rohkem, mistõttu Iisaku jaoskonna komisjoni 2 asendusliiget põhiliikmeks. Ja samamoodi siis jaoskonnas 2 jaoskonna koolist 1 liikme täiendavad põhiliikmeks juurde, et oleks tagatud minimaalne nõutud põhikomisjoni liikmete arv. Nii, kas on kellegi küsimusi? Vallasekretär on valla valimiskomisjoni esimees. Siin on jaoskonna komisjon. Jaoskond 1, jaoskond 2 ja jaoskond 3. Valla valimiskomisjoni koosseisus mina olen esimees ja aseesimees. Ja 2 asendusliiget Maicel ja Julia. Et jaoskonna komisjoni liikmete ülesanne on koha peal jaoskonnas
läbi viia valimised eelvalimiste päeval ja valimiste päeval. Sellel aastal on siis valimised esmaspäevast reedeni ja seda teenindab siis jaoskond number 1 Iisakus, jaoskond number 2 ja jaoskond number 3 töötavad reedest pühapäevani. Seekord on eriti tegemist siis esimest korda elektrooniliste nimekirjadega valimistega, aga vallavalimiskomisjon korraldab kogu valimiste läbiviimist ja võtab vastu valimistulemused. Siin on eristatud 2 komisjoni. Nii, saite väikese selgitusega juurde, et hea teada. Nagu ma aru saan, küsimusi ei ole, siis on meil selle kohta otsuse eelnõu Alutaguse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 17. oktoobril 2021 aastal. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud? Ei ole. Aitäh. Nii, nüüd siis tuleb revisjonikomisjoni punkt 5. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemiste realiseerimine. Palun, Kalle. Nii, kõigepealt siis tuleb juttu siis Reinar Hälliku korvpallikoolile ja Iisaku korvpallisuunale siis eraldatud vahendite õiguspärasele kontrollist. Ma loodan, et kõik olete selle aktiga tutvunud. Ma ei hakka teda ümber lugema ega ümber jutustama, töötasime läbi selle jooksul. Kõik taotlused, mis olid esitatud, samamoodi aruanded ja siis eraldamiste korraldused, toetuslepingud. Küsisime täiendavalt vallavalitsuselt, siis kas on korvpallikoolile eraldatud täiendavaid vahendeid täiendavate taotluste alusel, kus siis saime eitava vastuse. Vaatasime ka kulusid 2021, mis on aktis välja toodud. Siis peab endima, mis võis jätta, meie komisjoni arvates võis jätta siis topeltrahastuse mulje. See korvpallikool oli esitanud taotlustes ka nende isikute kohta, kes siis õpivad gümnaasiumis korvpalli suunal. Vallavalitsus on otsuse tegemisel olid need ilusti välja arvestanud, et meie selles osas topeltrahastamist ei tuvastanud. Samuti komisjon ei leidnud, et korvpallikool ja korvpalli spordiklubi oleks siis küsinud sarnaseid toetusi lihtsalt erinevate nimedega. Meil revisjonikomisjoni arutelus on asjad korras. Selge. Kas on kellelgi küsimusi? Kui ei ole, siis on meil selle kohta otsuse eelnõu. Võtta revisjonikomisjoni poolt teostatud Reinar Hälliku korvpallikool Iisaku gümnaasiumi osa korvpalli suunale 2020 aasta ja 2021 aasta eraldatud vahendite õiguspärasuse kontrolli läbiviimiste tulemusteadmisteks. Kes on selle poolt? Ei ole vaja hääletada, on ikka hea otsus. Nii nagu volikogu tahab. Kas volikogu soovib selle poolt hääletada või ei ole vaja ilmselt? Jah, et see on võtame teadmiseks. Aitäh. Siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimisest, siis palun veel Kalle järgmine. Vastavalt siis revisjonikomisjoni tööplaanile oli sellel aastal plaanis veel kontrollida siis Alutaguse vallas hankekorda, hankeplaane ja kogu siis riigihangete kontrolli poolt. Vaatasime siis läbi hankekorralduse plaani. Miinimumnõuded nendest kõik on täidetud, juhtisime tähelepanu kontrollide käigus mõnele paragrahvile, mida on võimalik
tõlgendada siis kaheti või mõista. Vallavalitsus on need tänaseks võtnud teadmiseks ja nõustunud nendega. Samuti hankeplaani osas, mis veel puudutas, tõime ka välja selle, et hankeplaani tuleb täiendada tihedamine ja siis üleliigiliste hangete kohta tegime sellise märkuse, et võimalikult neid läbi viia ühe hankega, mida samuti vallavalitsus nentis, siis lihtsalt see ei olnud võimalik siis, kui rahastamine toimub erinevates fondidest. Ja siis vaatasime ka vabalt valitud kahte hanget siis ja valisime Mäetõuse ja Illuka väikese elektrijaamade hanked. Meie olulisi rikkumisi seal ei avastanud, lihtsalt Illuka väikese elektrijaama osas siis ei ühtinud tööde teostamise akti kuupäev riigihangete registris märgitud tööde teostamise ajal. Sellest me andsime vallavalitsusele teada, et see on arvamuse praktis välja tulnud. Ja võib-olla siis vallavalitsuse kiituseks tahaks sellel korral öelda seda, et dokumendi registris olid olemas kõik dokumendid, avalikus registris olid kõik kättesaadavad. Eelmised kontrolli ajal sellega probleemid, sellega kõik hästi. Ja kõik. Nii, aitäh. On kellelgi küsimusi? Kui ei ole, siis ma pean küsima teie käest, et kas me selle kohta olevat otsust hääletame või ei hääleta. Ei hääleta. On kõik selle poolt. Ei hääleta, kui kõigi vastu andku märku. Järelikult ei hääleta. Aitäh teile. Järgmine punkt on vallavara võõrandamine enampakkumise korras. No vabandust, mul kogu aeg läheb midagi pärast üle. Vallavara võõrandamine otsustuskorras, sõpruse kõik. Palun, Taili. Tegemist on siis Isakon Olevikus sõpruse kõik T2 Istuka seal on tee, mis viib sõpruse täna 4 majani. Ainsad, kes seda kõik kasutavad, on nemad. Nad oleksid soovi see tee ära osta endale. Meil on selles suhtes kaotame seal nõuelükkamiskohustuse, teate liitmise kohustuse ja kui nad teised seda teed ei kasuta, siis on mõistlik see tee. On küsimusi? Aga teise soovis seda teed endale, ta tahab sinna kõrvale parkla endale peab, tal oli vist ka parkimisprobleem seal. Üks või tema ei tuli. Kõigil teistele kasutada. Seal on nii lihtsas teel, et seal ei saa tehnikud õieti peale. Seal oleks need puhurid vaja kui traktorid. Nii, on kommentaare veel küsimusi? Eelarve majanduskomisjonis oli ka see arutelu, täpselt sama küsimus oli üleval. Ja tõesti väga kitsas sissepääs ja kui see võõrandame, siis vald pigem võidab mida. Ja lomekoristus väiksemaks. Aga kui teil küsimusi ei ole, siis on selle kohta otsus. Vallavara võõrandamine otsustuskorras, sõpruse kõik T2. Kes on selle poolt, et see võõrandada? Käega märku anda palun. Kes on vastu? Ei hääletanud? Ei ole. Aitäh, Taili. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras. Pargi mõisa kuivati. Pagari, pardon.
saatsin selle kohta ka pildid teile lingipiltidest. See on Pagari mõisas servas, siis vana mõisa kuivati. See on muinsuskaitseobjekt, teisalt kasutuseta. Kuna ta muinsuskaitseobjekt, siis on vallal kohustus, kui seal midagi on, konserveerida. Põhimõtteliselt on hetkel, kui me peame seal midagi tegema, siis ainult kulu ja muinsuskaitseametiga jagelemine rohkem. Kuna meil teda vaja ei ole, siis prooviks teda müüa. Hetkel nagu huvi minu teada ei ole. Proovisi siis teada. Nii, kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis panen vallavara võõrandamine enampakkumise korras Pagari mõisa kuivati. Hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Vastu? Ei hääletanud ei ole. Aitäh! Järgmine päevakorrapunkt on vallavara võõrandamine enampakkumise korras Uus-Tänav 3. Tõdulinnas Uus-Tänav 3 majas on vallavara korterid, Uus-Tänav 3 ja Uus-Tänav 3-12, mis seisavad hetkel kütjana. Kasutust me ei näe talle, seega on mõistlik ka proovida neid taas enampakkumise korras müüa. Varastamalt me oleme edukalt teised korterid maha saanud. Nendega ka. Hinnavahe on see, et ühes korteris on vahetatud aknad, teises on vanad kõik aknad. Mõlemad on suht sellised rääbakad korterid. Vaja on korraliku remonti. Nii, on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis annan vastava otsuse. Eelnõu number 354. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras Uus-Tänav 3. Hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud ei. Aitäh! Nii, järgmine on vallavara võõrandamine otsustuskorras Kurepesa. Sirje Allik, ma palun. Antud menetlus algas juba Tuulinna valla ajal, kus linna vallavanemad looduskaitsealal asuvad maa tagastamise subjektidele maa tasemele. Praeguseks hetkeks on kolme isikute müügides on viimane menetlus, kus õigustatud subjekt saab endale võimalus osta korras maad, mis valitaavates riigid. Omalik on just asuma kõik maa eest kulud ja siis antud protsessi ühepooled. Nii. Kas on selle kohta küsimusi? Tundub, et ei ole. Panen siis vastava otsuse eelnõu number 358, vallavara võõrandamine otsustuskorras hääletusele.
Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Vastu? Ei hääletanud ei ole. Aitäh. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks, maa osaliseks võõrandamiseks, kalmistu Iisak Valevik. Saadeti teile 2 asjast keegi, kalmistu kooliliseks avalduse kaasasime ka naabrid. Kuna meil vajalik ei ole kalmistu koosseisus, siis võõrandame antud ära. Sellised tunnema. Ja teiselt poolt on selline 2 omand esindas samuti avalikus kanaaber. Ja sealt lõikame ka meie transpordimaa koridori eraldama. Ja sellise haljastava maa midagi paremini. Teisel pool oli sama plaaniga ka üks teekoridor, kus me alla tee korrastama. Kui vahetu liitutada, siis teisel pool transpordi koridor. Nii sinna teisele poole sinna kaldada. Kalda panema kõik. Võta teine pilt. Kuna me saab hakata juba paista. Jah, tõmbab see sama. Selle peale seda. Edele nurgas on 1761 selle eraldame valmistu tõstüksusest ja liidame neid omandus olevat teemaaga eraldavat üksusega. See on tegelikult sattunud millegipärast valmistu territooriumile ja teekoridor haljastava maa korrastama ühe menetlusega. Et kas on küsimusi? Linnamaja ka volikogu ja volikogu. Aga kas on keegi osas mingi? Nii, pane see otsuse eelnõu. On küsimus, jah, palun. On see jaam läbi tee tulevad. Ülevalt on hästi kitsas peale 3 valmiseks. Üks kitsas koht on juba. Kuidas moodi on? Kolmokogata ise on olla nimelt. Ja ma sõitsin ise ka läbi sealt, et seal on praegu ekrid ja sellist asja teed. Tee on seal olemas küll, aga ütleme nii, et laia transpordiga ei saa. Seal võib olla see joonis meetrid siia mõtleks inimesest, ega see on skeem. Täpsustab siis. Jah, see on ajas ka. Enda veavad transpordi koridori, siis me selle vaatame korrektselt, et ta lootus sellest on. Nii, on veel küsimusi? Kui ei ole, siis Liia paneb otsuse eelnõu. Ma loodan, et olete nende hindadega ja nendega tutvunud. Erinevus tuleneb sellest, et Kaldatänav 1 ja 3 on tegelikult selline ala, mida ei saa ehitada, ta on nõlva peal, tuleb üldiselt kulu hooldamise ehitamiseks seda kasutada ei saa.
võrreldes andmetega 24 katastriüksuse väljakirjutama maasas. Nii. Nüüd on selge. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis panen vastava otsuse eelnõu 355 nõusoleku andmine maakorraldustoimingute läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks valmistada Liisap Valevik. Kes on selle poolt, palun käega anda. Kes vastu, ei hääletanud, ei ole. Nüüd on seadus vastu võetud. Järgmine nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks maade vahetuseks Liisap Valevikus Tartu maantee 34, 34A ja Tartu maantee 34B, Tartu maantee 38, Tartu maantee 40 ja Tartu maantee 42. Sirjad, palun. Loeteles on hästi palju katastriüksuseid, mis on eri aegadel munitsipaalomandisse saadud. Erinevate sihtotstarvetega on olnud suus. Aga kui sinna on planeeritud ja projekteeritud ehitus, siis peaks olema hoone ja katastriüksus koos. Tartu maantee 40 on siis eraomandis olev katastriüksus, mille omanikuga on läbi räägitud, et on nõus meile andma just ühe väikse riba ja meie on talle vastu tegelikult temal praegusel hetkel kasutuses oleva puudiga istutatud kuusekekki. Ta looduses ja katastriüksuse plaanil on kas omanikult teadmata või teatud seal mõõtmi seadune. Et korrastame ja kuna tema annab meile maad vastu, siis on see mõistlik maadus toimub eraomanikud on nõus. Üks suur tervik. Nii, on kellegi küsimusi? Ja Anneli, palun. Kas on tarvitud juurdepääs Tartu maantee 36? Tartu maantee 36 projektis on ette nähtud teed 34 tammedena ülevaa. Tartu maantee 40 praegusel hetkel sõidata samamoodi üle meie Tartu maantee 42. Seal on vaja. Sinna tuleb ka tegelikult projektis parkima. Uue projekti järgi on seal vastas parkla kohe praktiliselt parklast. On nii tauna, jah? Ja, selles mõttes ma mäletan, et nii oli parklas. Nii, on veel küsimusi? Kui ei ole, siis on siin otsuse eelnõu number 356 nõusoleku andmine siis maakorraldustoimingute läbiviimiseks maade vahetuseks Liisap Valevikus siis Tartu maantee 34, 34A, 34B, 38, 40 ja 42. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud? Ei ole. Aitäh! Nii, siis on Rannapungere, Poolsaare ja Kõnnumaa detailplaneeringu algatamine. Ai, vabandust, jälle. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks Tudulinna külas Vanamõisa pargi. Ülitsetud ala on siis uue moodustada katastriüksuse piiriks. Avaldus esitas meile Palgada kinnistu omanik, mis on praegu hall katus seal näha kenasti keskel. Tudulinna ajast on juba kõrvalhoonet kasutanud Palgada kinnistu omanik, mis olevat ka vanast üks kompleks.
seal muudetud dokumenti. Kes on alavalitsus. Kuna alavalitsusel kui vaja ei ole, siis me teeme maade vahetuse. Kaldera kinnistu omanik annab alale, siis ülepada maa. Siis oli kasutatavaks maaks. Spordiprojektid on üle selles. Ja me anname siis poole, mida me tegelikult kasutuses ei ole ja praegu vaja. Maade vahetus. On kellelgi küsimusi? Ei näe. Kui ei ole, siis panen otsuse eelnõu number 357 hääletusele nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks Tudulinna külas Vanamõisa pargil. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud, ei ole. Aitäh, Sirje. Nii. Järgmine punkt on Rannapunger ja Poolsaare ja Kõnnumaa detailplaneeringu algatamine. Liina, palun. Poolsaare ja Kõnnumaa detailplaneering algatati 2020. aastal üldplaneeringu kohas detailplaneeringuna. Seda menetles allavalitsus, jõudsime menetlusega S5 avalikustamiseni. Planeeringu koostamise käigus vajadus ehitustöövööndi vähendamise taotlemiseks ja seepärast on tegemist üldplaneeringu muutmisega, mida peab menetlema volikogu ja kogu menetlusega alustada. Ehitustöövööndi vähendamist saab taotleda Keskkonnaametist planeeringu vastu võetud ja seda otsustab Keskkonnaamet. Nii on küsimusi? Küsimusi ei ole. Siis paneme otsuse eelnõu number 359 Rannapungeri küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu algatamine hääletusele. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Vastu? Ei hääletanud? Ei ole. Järgmine on Jaamaküla alla kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtestuks tunnistamine. Alla kinnistu detailplaneering on siis kehtestatud Iluka vallavolikogu poolt 2011. Seal moodustati planeeringu alusel on moodustatud 10 elamumaa sihtotstarbekat krunti, arendaja välja ehitanud juurdepääsu elektrivarustusel, aga seal ei ole krunti tänaseks müüdud, sellepärast et veevarustus on ette nähtud ühise puurkaevubaasi ja reolahendus ühise reolpuhastbaasi. Ja nagu taotluse detailplaneeringu osaliseks kehtestatud tunnustamiseks tegi kinnistu ostjate soovide palvel siis arendaja ei ole täna huvitatud selle planeeringuga edasi minemisest sellise lahenduse kohaselt. Ja nende soov on see, et tunnistada kehtetuks realiseerimise tingimus või rakendamise tingimus, mis keelas lokaalsete lahenduste ajutiste lahenduste väljaehitamiste ja ehituslubasid andis enne tehnorajatiste väljaehitamist. See on selles mõttes, et selline nagu kaheti iseenesest ühised lahendused on head, aga seal Narva jõe äärses piirkonnas ei ole see arendushuvi nii suur, et sellist planeeringut oleks üldse võimalik sellisena ellu viia. Ja ma natuke vaatasin, seal Narva jõe ääres on kehtestatud 8 detailplaneeringut, mille alusel on moodustatud 99 elamukrunti. Peaaegu 33 elamukrunti on nagu moodustatud, nagu juba katastrisse kantud ja neid realiseeritud üksikud. Pooltel nagu planeeringutena on lubatud lokaalsed lahendused
ja pooltel siis on lubatud ainult ühised lahendused. Et täna seda planeeringut sellisena ellu viia ei ole võimalik. Ja selleks, et võimaldada ehitamist, tehtud ettepanek siis ühise rajatiste tingimuskehtestamist. Andrus, palun. Kui näiteks arendaja ehitab välja reovee puhasti, mis on dimensioneeritud 10 elamukrundile ja ta müü neid elamukrunde korraga maha, seda ei ole võimalik kasutada. Aga loomulikult, kui ta on selliste tingimustega kehtestatud, siis ta võib teine vähendada näidata sellisena. Ja, palun. Ma andsin üldse sellisele elluaneeriga loa, selle tingimustel, et selline ühiseelarganisatsiooniga tuleb, juhul oleks algusest peale teada, et ta ei kavatse teha, siis selliseid pisikesi sillad oleks suva. See on selge. Majanduskomisjonil me ka ju arutasime seda uuesti. See nagu ei ole selle asja point lõpuks on niimoodi, et vahendid, mis on ka lokaalselt teevad, suurt tõenäoliselt ei vasta nõuetele ja ühel ilusal päeval tulevad olematud valla uksega ja nõuavad ühisveevergi rajamist. Et siis, kui ta oletas selle planeeringu, võttis ta sellega, muidugi tollal oli natuke teised olud ka, aga ta võttis sellega endale konkreetse äririski, et mina ei näe küll mingit põhjust, mis peaks praegu tekitama sellise olukorra potentsiaalselt, et me pärast hakkame neid kulustama. Nii, aitäh. Kui ühismajapidamine on töötanud, siis juba kogu töötanud. No ei, seda on raske hoida, seda puhastit tööstu, sinna tuleb ainult ühe majapidamise tarbimine. Aga jah, loomulikult oli see arendaja risk, kehtestati, täna meil on tulnud Kuningaküla piirkonnast üks detailplaneeringu algatamise taotlus, ilmselt ei ole võimalik seal planeeringut algatada enne, kui need 99% realiseeritud, et lihtsalt siis see jääbki ootele. Teine variant on see planeering teie tuletust ühistada. Just peale, eks ole, tehtud maastari suurusega krundid, kus on võimalik kaevud ja lokaalsed vahendused seaduslikul alusel ära teha ja ilma häestada. Krundi jaotus ja elektri, teine võimalus on tõesti terveplaneering tehtuks tunnistada. Krundi jaotus on tal juba tehtud katastriüksusega olemas, siis on projekteerimistingimustega, ilmselt on see tema jaoks kõige kergem, kes kaovad valla poolt tingimused ära. Nii et majanduskomisjoni seisukoht oli üldiselt, et osaliselt kehtetuks tunnistamine nagu mitte heaks kiita. Nii, on veel kellegi küsimusi selle kohta? Kui ei ole, siis panen otsuse eelnõu number 360 hääletusele Jaamaküla alla kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt, siis palun käega märku anda. Pane eelnõu ette. Ma jäin unele. Otsustuse osa. Pane see otsustuse osa.
liiga läks. Natuke liiga. Vaat nii. Etapi viisilisuse osas tähendas seda, et ehituslubade väljastamise eelduseks on tehnorajatiste väljaehitamine, et see tingimus kehtestada. Nii, kas nüüd suutsite veenduda selles, mismoodi ta on? Panen veel kord. Detailplaneeringus saab tunnistada tingimusi, või saa lisada uusi tingimusi. Andrus tahab kommenteerida veel. Ma küsida, selle ees on võib-olla uue mitte tunnistada. Kui me ei hääleta seda ära, siis ta ongi praktiliselt ei tunnista. Kui vastu hääletame, siis on korras. Siis ei lähe ta kuhugi. Selge. On nüüd kõigil selge, jah? Panen hääletusele otsuse eelnõu number 360. Jaamaküla alla kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt? Annab käega märku. Selle poolt ei ole keegi. Kes on selle vastu? Annab käega märku. Et kehtetuks tunnistada. Ei, selge. Kes ei hääletanud? 3. Järelikult see otsus läbi ei läinud. Väike repliik siia juurde selle kohta, et kuna nüüd see otsus läbi ei läinud, siis on järgmisel volikogul, kui valitsus selle ettepaneku teeb, võimalik kas kogu detailplaneering siis kehtetuks tunnistada või teha otsus selle kohta, et me ei tunnista osaliselt kehtetuks, sest me peame siis andma eitava otsuse. Antud juhul on meil see positiivne otsus, mis läheks sellele inimesele, sest keegi ju taotles seda detailplaneeringut osaliselt kehtetuks tunnistamist. Aga kui me sellele anname eitava vastuse, siis me peame selle otsuse tegema ja põhjendatud otsuse. Saate aru, eks ole? See on niimoodi, et praegu on positiivne otsus teie ees, mida praegu volikogu ei hääletanud poolt. Aga inimesele on vaja anda otsus ja tuleb välja, et siis tuleb negatiivne anda, aga selle kohta tuleb siis eelnõu teha järgmisele volikogule. Jah, saab veel korra arutada asja. Nii et kaks võimalikku varianti, kas tunnistada üldse kehtetuks või anda selle taotluse kohta eitav vastus. Saame tunnistada kehtetuks, kui see ei ole seda avaldust. Ta ei ole avaldust teinud, jah. Loomulikult, siis peab tegema selle avalduse. Nii, et läheb nii või naa järgmise koosseisu volikogu. Nii, aga nüüd on kõigil selge ja sellega öelda. Järgmine päevakorrapunkt on Pagari küla, Pagari elamumaa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Liina, palun. Määruse vallavolikogu poolt on kehtestatud Pagari külastaja keskuse parki ja seda ümbritsevat ala osas detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise hetkel oli elamukrundide osas tegemist reformimata riigimaaga ja planeeringu alusel siis on seal need elamukrundide parkserva moodustatud, mis on endiselt enamasti riigi omandis. Planeeringu alasse jäävad ka seal pargi sees olevad elamukinnistud ja pargi mõisahooned ja nende olemasolevate elamukrundide osas on planeeringuga seatud tingimuseks, et säilib olemasolev situatsioon. Ja täna, kui nende kinnistute omanikud soovivad seal midagi muuta või ehitusõigust laiendada, siis see detailplaneering neile sellest võimalust ei anna. Ja see probleem tekkis siis ühe kinnistu omanikul, kes soovis ehitada omale kõrvalhoonet ja planeering iseenesest on nendele kinnistu omanikele nii piirav,
ja siis teeme ettepaneku tunnistada planeering osaliselt kehtetuks siis nende olemasolevate elamumaade osas, mis on juba hoonestatud ja pargi kinnistute osas. Edasine nagu kõikide kasutamine toimub siis üldplaneeringu alusel ja üldplaneeringust tulenevalt. Kas siin on viga või? Üleval on osaliselt ja siin on tunnistatud. On viga või? Isa 1 tähistatud osas. See ala, mis kehtetuks tunnistada, on tehtud ettepanek, on see punane viirutus. Sinisega on märgitud terve planeeringala piir ja keskel oli see punane viirutatud ala, siis mille osas tunnistada. Ja selle kehtetuks tunnistamine on all. Jah. Selge. No kuna seal on nii palju erinevaid kinnistuid, siis skeemis. See natukene nagu ajab segadusse. Aga nüüd on selge. Nii, küsige veel. Küsimusi ei ole, siis panen hääletusele eelnõu number 361. Pagari elamumaa detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Ei hääletanud? 1. Nii. Pagariga ühel pool, nüüd läheme Alajaga. Alaja küla Valge kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Alaja vallavolikogu poolt siis kehtestatud Alaja külas Valge kinnistu detailplaneering, mis hõlmab siis Pauksi Vastnarva teest põhja poole jäävad ala, mis on moodustatud elamukondid ja riikide ja Peipsi järve vahelist ala, kus on 2 maatulundusmaakrunti. Üks on nagu ehitusõigus sinna pole määratud, ühtegi rajatist pole kavandatud. Teisele on kavandatud piirkonda teenindav puurkaevusega välja ehitatud. Ja selle kinnistu omanik, kuhu ei ole midagi kavandatud, teeb siis ettepaneku planeeringu kehtetuks tunnistamisest selle kinnistu osas. See kinnistu saab tervikuna ehituskeeluvööndist ja ehitamise võimalustel lihtsalt kaob see planeeringu, kehtiva planeeringu või planeeringu ala piirist, seal ei ole veel. Ja see taotlus tuli siis maaomaniku poolt. Nii, on küsimusi? Paistab, et ei ole küsimusi. Siis selle kohta on otsuse eelnõu number 362. Alaja küla Valge kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Vastu? Ei hääletanud ei ole. Aitäh. Nüüd me oleme oma ametliku osaga jõudnud täna lõpule. Peab ütlema, et me oleme oma graafikust teinud kiiremini tööd, see on olnud hea. Siinkohal siis nagu meie salvestamine lõpeb. Ja mul on teile